tere tulemast meie koju, Tallinna linna lähistele Luigele. Aga lähme vaatame sisse ka. Selles Subases kodus elavad 4 inimest, 4-liikmeline pere. Tegeleme siis ehitusvaldkonnas mina, müügi- ja logistikaalal. Mina olen metallisektoris mehaanikaalal. Meie peres on ka 2 toredat väikest last, et pisike 2-aastane Arabella ja 7-aastane Karl Robert. Luige kasuks otsustasime me tegelikult juba päris ammu, et 13 aastat tagasi sai siia kanti kolitud ja see koht meile väga-väga meeldib, kuna siin on hästi palju loodust ja rohelust ja samas on hästi lähedal ka linnale. Ja kuna pere suurenes, tekkis ikka uuemad vajadused rohkema ruumi järgi, siis väga üllatav ja meeldiv oli leida kuulutus, et siia samme ehitatakse ka siuke Luige kodude kvartal. Tekitas huvi, hakkasime uurima ja selles valik oli kohe kindel, et siia peab meie uus kodu tulema. Siin me leidsime endale täpselt sobiva planeeringu ja samas ka, kui me uurisime lähemalt, siis selgus, et siin on kasutusel kõik tänapäevased, uusimad, parimad ehituslahendused, maaküte, päikesepaneelid, võimalus laadida elektriautot. Minul kindlasti oluline oli terrass, mida varem ei olnud. Ja minul kindlasti saun on olemas, panipaik. Põhipunktid, mida jälgisime kodu sisustamisel on, et oleks heledad toonid ja siuke skandinaavilik disain. Ja mõeldes ka pere pisemate peale nägime, et võiks olla siuksed ümarad detailid. Et see tundus loogiline, et oleks vähem vigastusi ka ja visuaalselt kena vaadata. Kõige olulisemad asjaolud seoses köögi ja elutoaga olid eelkõige need, et need oleksid funktsionaalsed ja vastaksid meie ootustele, vajadustele ning väga oluline aspekt oli ka see, et me saaksime arendajaga kokkuleppele, et see köök jõuaks juba siia nii-öelda paigaldatud, kui me sisse kolime. Ja see ilusti kenasti õnnestus. Meie suhtlus oli väga sujuv ja tekitas usaldusväärsust ning see suhtlus on endiselt meil vähemalt väga sujuv olnud. Kõikidele küsimustele oleme saanud vastused ilusti. Magamistoa funktsionaalsuse ja hubasuse vahel leidsime eelkõige, kui me kokku sobitasime mahedaid toone ja lisasime ka vaiba ja soojades toonides kardinad. Kuna lapsed on suht väiksed, siis ega väga nad kaasa saanud rääkida, et otsustasime nende eest, aga poiss on suurem, et temalt küsisime kindlasti, et mis talle meeldiks. Siin saab mängida üksinda vahest rahulikult, saab asju teha ja siin on autovoip, kus saab mängida autodega ja siis on lahedaid asju minu taas teha. Ümbruskonna võlu meie jaoks on kindlasti see, et siin on vaikus ja rahu. Siin saab teha mõnusaid metsajalutuskäike ja samas lastel on ka mänguväljak lähedal, korvpalliväljak, et need kõik on meie jaoks olulised asjad.